Tere tulemast kõigile Liveni uude kontorisse, meie salongi, kuhu me selle aasta alguses kolisime. Mina olen Ander Laur, Liveni tegevjuht ja täna me siis räägime Livenist ja Liveni poolt pakutavatest rohevõlakirjadest. Kõigepealt siis teile oluline informatsioon, mille ma palun teil kõigil läbi lugeda. Õnneks te saate ka lugeda seda hiljem, leiate selle meie kodulehelt, aga võib-olla kõige olulisem siit on öelda, et see võlakirjade pakkumine toimub prospekti alusel ja seda prospektidega peaksite te kõik tutvuma ja selle põhjal siis otsust langetama. Nii et siis, kui te seda esitlust järgi vaatate, siis palun lugege läbi. Et aitäh! Aga täna ma räägin siis teile Livenist, natukene turust, kinnisvaraturust täpsemalt, meie äritegevusest, protsessidest, finantsidest ja Liveni rohevõlakirjadest, mida me praegu pakume ka investoritele. Kõigepealt siis Liven. Et kui Liven 2014 asutati, siis esimene aasta või see algusaasta läks paljuski meie selliste väärtuste mõtestamisele, katsusime kirjeldada siis ühiselt, kes me oleme, luua sellist baasida vundamenti, et pikalt siis koos ühiselt tegutseda. Ja algus meil oli tegelikult 11 sellist märksõna või koos lausetega, seletustega, mida oli endalgi natukene raske meeles pidada ja siis me grupeerisime nad ja lihtsustasime need. Ja loome hingega kodu on see miski, mis näitab siis esiteks meie kirge, see loome hingega, kuidas me asju teeme. Me teeme koos meeskonnana ja me teeme koos klientidega. Ja hingega kodu kirjeldab seda tulemust, mida me tahame saavutada. Et seal on midagi erilist ja seal on midagi, mis seda inimest emotsionaalselt liigutab, kes seal elab, kes seda sama korterit, mida me teeme, lõpuks oma koduks kutsub. Ja meie küsimus on, mida meie saame teisiti teha, mida meie paremini saaks teha, et see kodutunne siis oleks võimsam, tugevam ja parem. Ettevõtte väärtused, vastutustunne, ambitsioonikus, usaldusväärsus, mida meile tähendavad. Vastutustunne, kinnisvaraarendus, uute hoonete ehitus, linnaruumi loomine, et see on väga pikkadeks aastateks ja see on meie ühine linnaruum. Ja me kahtlemata tunneme selle eest vastutust, et see linnaruum saaks olema inimkeskne, ilus, meeldiv. Et mulle hea arhitektuuri kohta meeldib ikka öelda, et kõige õnnestum arhitektuur on selline, mis siis tänu millele ka naabermajad paistavad ilusamad välja. Et mitte üksnes see konkreetne hoone, mida me sinna lisame. Ja ka vastutustunne selles osas, et kui mõelda kinnisvara ärile, siis see on väga kapitalimahukas. Ja need otsused, mis tehakse, on väga pikaajalised. Et äsja hiljuti kuulasin ühte podcasti, kus ühe suure investeerimisettevõtte juht USAs mainis, et kui näiteks osta Apple'i aktsiaid 10 miljoni eest, siis selle otsuse sa võid väga kergelt ringi mõelda järgmisel päeval ja need uuesti maha müüa. Kui sa aga alustad mõnda kinnisvaraprojekti, kus krunt maksab 10 miljonit, siis sa pead sellega päris kaua tegelema ja seda nagu muuta on väga raske. Nii et see põhjalikkus ühe ja teise puhul tänu sellele on väga erinev, kuigi summa võib-olla on sama, mida sa otsustad investeerida. Ja vastutustunne muidugi ka kõikide teemadega seotult, mis puudutab ohutust, sisekliimat, tervislikkust ja muidugi ka keskkonda. Ambitsioonikus, et me kahtlemata ootame oma inimestelt, et neil oleksid kõrged isiklikud eesmärgid. Me ootame, et need eesmärgid, mida nad seavad meie projektidele, meie kliendi rahulolule, meie kasumlikkusele, et need oleksid kõrged, see latt oleks kõrge. Jah, me võib-olla alati ei saavuta neid, aga ma usun, et me saavutame kokkuvõttes rohkem, kui me selliselt suhtume. Me otsime alati parimat arendusideed igale konkreetsele asukohale ja me usume, et iga kulu peab teenima eesmärki, et sa lihtsalt arutult raha ei kulutaks, vaid tõepoolest arvutaksid, mõtleksid ja prooviksid leida siis sellele konkreetsele kliendile või sellele sihtrühmale, kellele seda maja teed, just need lahendused, mille eest nad on nõus maksma ja mis nende nii-öelda taskukohasusega sobivad. Ja usaldusväärsus, sinna algab ausus, me tahame rääkida asjadest nii, nagu nad on, et me ei ilustaks, et see on hästi oluline ju meeskonna töös ka, et kui meeskonna siseselt olukordi või ilustatakse, siis on väga raske teha õigeid otsuseid, näha suurt pilti, edukalt koostööd teha. Sama me ootame oma partneritelt,
ja meile väga meeldivad pikaajalised koostöösuhted. Et iga pikaajalisel koostöösuhtel on alati palju suurem tõenäosus olla järgmine kord edukam kui eelmine kord, sest inimesed õpivad üksteist tundma, õpivad usaldama. Need on meie väärtused ja meie eesmärk, ei rohkem ega vähem, kui rajada siis kõige ägedamaid kodusid ja pakkuda kõige personaalsemat teenindust. Mis on äge kodu, seda me oleme ka sisemiselt palju defineerinud ja sellest natuke tuleb ka järgmisel slaididel juttu, et saate aimu sellest. Aga millele me kõige rohkem keskendume, on siis sellise nagu tervikliku süsteemi loomine sisemiselt, mis aitaks meil luua siis selliseid eristuvaid kliendinäolisi kodusi, mille kohta võiks öelda hingega kodu. Asutatud 2014, tegutseme siis peamiselt Tallinnas, aga esimene projekt ka Berliinis, sellest ka pärast väike slaid. Kantar Emor viib siis iga aasta või viimased 5 aastat läbi kinnisvarabrändide tuntuse ja maineuuringut. Oleme seal olnud kõik aastad mainekuselt teine, 1 aasta isegi jagasime mainekusega esikohta, nii et siis oli esimene ja teine koht. Viimane aasta kahjuks jälle teine, aga eks me siis pingutame rohkem. Ja mis meid eristub või kuhu me panustame, on siis, võib seda kutsuda siis massindividualiseerimine, et katsume siis võimalikult paljudele koduomanikele tuua kätte võimalust oma tulevast kodu planeerida, kavandada vastavalt tema soovidele. On see siis planeeringu muutmine koostöös meie sisearhitektidega või on see siis siseviimistluse valimine rikkalike valikute hulgas, mida te näete ka siin meie salongis, kui te siin ringi käisite või sisse tulite. Ja seda siis, mida varem me pihta hakkame kliendiga, tavaliselt siis enne ehitust, seda rohkem me teha saame, mida edasi protsess läheb, seda vähem me teha saame, kui maja juba valmis on, siis saame kahjuks väga vähe teha, aga teatud võimalused jätkuvalt on. Ja uhkusega saab ka väita, et oleme see esimene arendaja Eestis, kellele on siis ka rohefinantseerimise raamistik, mis on siis ka kinnitatud rahvusvahelise sõltumatu osapoole poolt ja ka sellest räägime hiljem natuke rohkem. Tänaseks on tehtud 10 projekti, kokku on üle antud siis 714 kodu ja umbes 10 projekti on veel töös, projektid on ajas ka suuremaks läinud ja seal on maht on ligi siis 1500 kodu ja äripinda, enamus neist Tallinnas, 25 neist siis Berliinis hetkel. Millega me tegeleme, millega ei tegele, et esimeses on näha siis meie ambitsiooni minna ka Eestist väljapoole, et tegutseda siis kasvavates linnades ja kohtades, kus elanike arv on siis üle 500 000. Et see on hästi arenenud majandus- ja finantseerimisvõimalused ja võimalikult vähe korruptsiooni. Me arendame kortermaju, siis ka ridamaju. Kui see kortermaja või see krunt asub sellises nii-öelda heas väljakujunenud keskkonnas, siis see võiks olla vähemalt 25 korteriga projekt. Et heades linnapiirkondades või et me ei pea seal tegema nii-öelda ingliskeelsest sõna placemaking, et see koht on sobiv elamiseks ja sobiv siis arenduseks. Aga kui ta on näiteks kuskil äärelinnas, kus võib-olla täna ei ole seda nii-nimetatud placemakingut veel tehtud, siis see võib olla suurem piirkond, me saame sinna rohkem panustada, teha sinna võib-olla toetavaid äripindu, mis seda ühisalasi, mis siis sellest keskkonnast loovad võimalikult hea elukeskkonna. Ja me ise siis ei tegele ehituse ja renoveerimisega, ei saa väita, et kunagi tulevikus ei tegele, aga vähemalt siiamaani pole tegelenud, et ehitust ostame sisse. Projektidega, mille käive on siis liiga väike meie jaoks, kui äripindade osakaal läheb liiga suureks, siis see ei ole ka meie projekt üldiselt, sest äripindu küll meie projektides alati on, tihti esimestel korrustel, siis nendega me muidugi tegeleme, aga ärikinnisvara ei ole meie fookus. Ja projektidega, kus siis ei ole võimalik luua stiilseid kodusid, et kui me näeme seda detailplaneeringut või seda toorikut, millest siis peaks hakkama vormima arendust, et kui meil siis selle ostu hetkel seda head plaani ei ole või head nägemust, kuidas seda teha, siis me jätame pigem ostmata. Eramaju me ei arenda ja ei ole ka läinud sellistesse koostöösuhetesse, kus meil siis puuduks kontrolliv jõud. Et kui me oma allkirja sinna alla paneme, kui sinna Liveni kaubamärk alla läheb, siis me tahame olla kindlad, et me saame tulemuse eest ka vastutada kuni lõpuni välja.
Liveni arengut vaadates siis esimesed aastad oli nii-öelda startup aastad, mitte võib-olla siis ka tehnoloogia mõttes, aga üleüldises mõttes, et ärimudeli kujunemine, meie strateegia vormimine, meie väärtuste sõnastamine, esimesed ostud ja esimesed arendused. Järgnevatel aastatel siis Liven kasvas, portfell kasvas, inimeste arv kasvas, kes siin töötasid, ja siis viimased aastad võiks öelda, et on selline brändi arendamise, maaportfelli strateegia kasutamine, kogu sellisele kliendikogemusele rohkem keskendumine, meie oma töötajate optsiooni- ja aktsiaprogrammid, uutele turgudele minek ja ettevalmistus siis aktsiate noteerimiseks Balti siis põhinimekirjas. Mida kahjuks ei ole toimunud, oleme seda edasi lükanud, sest ei ole pidanud seda aega sobivaks IPO turul, aga see plaan on jätkuvalt jõus. Meie nõukogu juhatus, asutajad siis, üks nendest olen mina ja kaasasutajad, kes Mihkel Simson ja Andres Aavik, ja lisaks siis nõukogus on meil Krista Tamme ja Peeter Mänd ning juhatuses veel lisaks Alina Kester. Ja kokku meil on üle 25 inimese, juba ligi 30 julgen öelda, kes siis kõik on võtmeinimesed ja oma ala professionaalid ja kodude fännid, julgen öelda. Et nii-öelda loominguline kollektiiv, kes on siis pühendunud selleks, et oleksid mugavad, isikupärased, ilusad kodud. Ja ettevõtte aktsiad on täna jaotatud selliselt, et asutajatele kuulub jätkuvalt umbes 2/3 ettevõttest, siis Probus ja Ivard on ühed meie varasatest investoritest, kes osalesid siis alguses projektipõhiselt, aga kui me siis võtsime ette teekonna aktsiaseltsiks saamiseni ja siis ka suure plaani tulevikus IPO teha, siis nad osalesid esimeses suunatud emissioonis ja pärast seda on meil veel aktsiaemissioone olnud, kus on siis lisandunud teisi aktsionäre ja oma töötajad siis läbi meie optsiooni ja aktsiaprogrammide. Meie kontserni struktuur näeb välja selline, võib-olla kõige olulisem, mida siit kaasa võtta on, et kõik need ettevõtted kuuluvad siis 100% Liven aktsiaseltsile ja seni siis Liven AS-il endal, emaettevõttel, kes siis praegu neid võlakirju väljastab, endal laenukohustused sisuliselt puuduvad, et seal on mõned üksikud autoliisingud, aga projektide jaoks laenu Liven AS ei ole võtnud, et see projektide laenamine on olnud siis tütarettevõtete põhine ja enamus nendest laenudest on antud siis finantsasutuste ja pankade poolt ja tihti on siis see kinnisvara seal tagatiseks ja selle raha siis kasutamine on, mis nendel ettevõtetel on antud, on üksnes selle konkreetse projekti põhine. Need antud võlakirjad annavad meile teatud paindlikkust juurde, siis laenukapitali kasutada üle projektide, ainukesed kriteeriumid on siis, et need projektid vastavad meie finantseerimise raamistikule. Kõik projektid täna ei vasta, osad vastavad. Ja siin on mõned näited valminud majadest, arendustest ja nende mahtudest ja siis nii-öelda üleantud lepingutest, millal siis on asjaõigusleping, siis AEL tähendab siis seda hetke, kui loovutatakse võtmed kliendile ja mõned fotod ka. Ja peamised faktid nüüd majandustulemuste kohta, siis eelmisel aastal meie käive oli ligi 36 miljonit ja kasum alla 1 miljoni, üle-eelmine aasta 3,3 miljonit. See ei ole kindlasti tulemus, mis vastab meie ootustele kasumlikkuse mõttes, et võib öelda, et me võib-olla sellises kiires inflatsioonilises keskkonnas ei olnud kõige paremini positsioneerinud oma väärtuspakkumisega ja võib-olla ka strateegiaga, et kui meie see strateegia eeldab, et mida rohkem on ette müüdud, seda rohkem me saame kliendi soovidele vastu tulla, seda rohkem me saame nende erisoovidega tegeleda ja seda soodsam on ka seda teha, siis antud keskkonnas tähendas see seda, et me müüsime pigem soodsalt ja siis kui me kuluhinnatõusuga saime päris tugevalt pihta. Nii et see on ka eelmise aasta madala kasumlikkuse peamine põhjus ja neid tehinguid siis tehti aastal 2021-2022 enamus ja enne seda, eks. Et need lihtsalt siis jõudsid meie
kasumiaruandesse sel hetkel, kui need võtmed loovutati. Sellest Joonas räägib pärast täpsemalt. Ja eelmine aasta sõlmisime siis 69 uut müügilepingut ja meie kliendi tagasiside oli siis 8. Ja Mainekust juba mainisin, et oli number 2 ja lisandus siis üks uus arendusprojekt Berliinis. Ja kui me räägime ka antud võlakirjadest, siis nende võlakirjade peamine eesmärk on meil see juhatuse liige, loovjuht ja ma julgen öelda ka, et Liveni brändi arhitekt. Tere ka minu poolt. Kasutan võimalust öelda, et siin on veel Toole, kes on juba väsinud seismisest, siis on võib-olla sobilik hetk siia liikuda 1, 2, 3, 4, 5, 6, et julgemad võivad siia poole tulla. Et loomisest korraks Andero juba rääkis, et see on selline hästi tore sõna, et ja peegeldab seda loomingulisust. Ja siin selles majas luuakse kindlasti väga palju kodusid ja mitte ainult need inimesed, kes siin töötavad, vaid ikkagi rohkem need inimesed, kes siia tulevad neid kodusid looma, ehk siis tulevased koduomanikud. Kui hiljem teil aega jääb veel, siis saab teha väikese tuuri ka meie salongis ja näidata, kuidas kodu loomine siis siin käib. Ja selle meie pingutuse tulemusena on juba räägitud Emori uuringus selgunud, et kuidas siis inimesed, keda küsitleti, kes on kas koduostuplaneerijad või hiljuti kodu ostnud, ehk siis inimesed, kes on teadlikud üldiselt kinnisvara arendustest, on hinnanud, et Liven on trendilooja ning moodsat disaini ja arhitektuuriga. Teised arendajad on siin ka välja toodud, küll aga võite ise arvata, kes kus positsioneerib, aga kindlasti on sõnum see, et me eristume tugevalt. Et me oleme oma niši leidnud ja otsustanud, kus suunas me liigume. Me selgelt seame fookuse sinna, et need kodud oleks omanäolised ja et meie loo peakangelased, ehk siis need koduomanikud, oleksid rahul oma tehtud valikutega ja uhkusega näitaks oma kodusid ka teistele. Ja bränd on see, mis on tegelikult kliendi peas, ehk siis seda brändi me nagu ei saa ära otsustada, et milline ta on. Küll aga, mida me saame teha, on bränding ja sellega me oleme tugevalt tegelenud ja ükski meie reklaamis kasutatud element ja visuaalne identiteet ei ole nagu juhuslikult sündinud. See on ikkagi uuritud, mõeldud, nuputatud. See Liveni logo sündis mitte päris algusaastatel, alguses oli natuke teine logo. Ja siis me nuputasime, et kuidas siis oma sellist arhetüüpi nagu siis edasi anda, et me näeme iseennast sellise rätsepa loojana, et kes toetab seda peakangelast, ehk siis seda inimest, kes sinna koju kolib, et tema on see, kellest see lugu räägib. Ja meie siis logo on sisuliselt Mihkli käekirjast võetud siis Liveni nimi, ehk siis natuke nagu autori allkiri meie tegevusele ning meie majad ei ole juhuslikult niimoodi tõmmatud, vaid justkui arhitekti käega visandatud. Ehk siis see peaks peegeldama seda meie olemust, et me tegeleme selle loomisega ja kohe, kui sa tegelikult siia tuled kodu looma, siis tihti meil ei ole kõiki vastuseid veel, sellepärast et projekteerimine alles käib, kodud alles tekivad ja siis me kunagi ei ütle, et meil on kõik teada, ega tegelikult me ei tea kõike. Väga paljusid asju teab ikkagi koduomanik ise, kas vann või dušš, saun või majapidamine, kust ma tean, mis sinul kodus vaja on. Et me pakume neid võimalusi ja siis saab inimene otsustada, kuidas tema perel on kõige mugavam elada ja mis need head asjad on. Ja siis te küsite, mis asi see punane plätakas on. Et see on meil alguses, kui me sellega siin oma maja sees välja tulime, siis oli ka ikkagi
suur arutelu, kas on ikka okei selline plätakas. Tegelikult see on loovpunane kujund, mida me siis kasutame selleks, et natuke siis oma seda loovust või sellist erksaid ideid sinna sisse tuua, et kui vahepeal siin ka tänased slaidid võib-olla üpris sellised tabelid ja selline viisakas värk, et siis segame natuke sellist säravat ootamatust, ideed ja teine asi muidugi on brändingu tööriistana värvi kasutamine üpris mõistlik, sest et välireklaamis kasutada musta ja valget on hea, aga võib-olla ei pruugi silma paista. Et sealt on ka see meie loovpunane kujund tekkinud. Ja tänaseks on siin majas vähemalt kõik ära harjunud ja ma ise pigem ütlen, et võtame natuke vähemaks presentatsioonidest, et kõik inseneriharidusega inimesed ka juba hea meelega neid kujundeid oma presentatsiooni panevad. Aga niimoodi oleme me seda brändi nagu püüdnud kujundada ja tegelikult see, mida me siin kujundame või disainime, bränd on üks osa sellest, et väga oluline osa on sellel teenusel ja see disain ulatub palju kaugemale kui ainult see visuaalne identiteet, mida te võib-olla siin slaidilt näete. Ehk siis igapäevaselt, iga projektiga me tegelikult disainime seda kliendi teekonda, vaidleme kirglikult ja ei ole sellist asja, et me ükskord juba otsustasime ja nii jääb. Et ajas võivad asjad muutuda ja tihti ka kliendid harivad meid. Et vahepeal trendid muutuvad, kuidas inimesed tahavad elada, ja ka võimalused muutuvad. Ja meie parimad siis brändisaadikud on tegelikult meie kliendid. Kui te hiljem lahkute, siis palun, kui soovite, siis võtke kaasa raamat, mis on ukse juures, et ei pea kaasa võtma. Aga seal on mõned kodud, kuhu on siis koduomanikud avanud oma uksed. See on juba järjekorralt teine raamat, kus me siis koduomanikud uhkusega tegelikult räägivad oma lugu. Jah, et Liis ja Silveriga kindlasti mõni koduomanik vaidleb, aga nemad ütlesid nii. Võt. Aga aitäh teile. Hiljem siis saab tuuri. Aitäh, Helin. Nii, ja nüüd räägime siis turust, täpselt kinnisvaraturust. Et kuidas me siis konkurentidega võrreldes välja paistame. Et siin on siis näha pakutavate korterite arv. Hetkel on nagu näha, et enam-vähem suurematel arendajatel on see üpris sarnane. Ühel neist on natuke rohkem ja siis tulevad 4 järgmist suhteliselt sarnase mahuga. Ja tegelikult, kui vaadata seda nii-öelda turgu, siis väga suur osa turust ongi 10 suurema arendaja vahel ära jagatud. Kui vaadata, palju on üldse kokku pakkumist Tallinnas, siis pakkumise arv on jäänud sinna umbes 2500 ühiku peale. Siin sõltub väga palju, millist andmeid vaadata, sest neid andmeid kogutakse siis erinevatelt kodulehtedelt ja erinevad kogujad arvestavad erinevaid arendusi siis sisse ja mõnda välja, sõltuvalt sellest, kus nad kaardi peal asuvad, et kas siis seal Peetri külal võetakse ka Tallinna alla või mitte ja nii edasi, näiteks sellised pisikesed asjad. Aga see on siis üldpilt umbes selline välja näeb. Viimased siis aasta aega üldpakkumine suurenenud ei ole, küll aga on siis osakaal muutunud, et paljud arendused on saanud valmis ja valmiskorterite pakkumine on päris palju kasvanud. Aga see olukord, mis siin vahepeal oli, ei ole ka muidugi terve turutunnus, et praktiliselt ühtegi valmiskorterit müügis ei olnud, et kõik olid müüdud juba enne, kui majad valmis said. Ja hinnad on püsinud üpris paigal, ka alates siis 22 keskelt, et väiksed kõikumised on olnud, projekti sees võivad asjad muutuda, aga suures pildis hinnakirjad on püsinud seal samas kohas. Õnneks on inimeste palgad vahepeal järgi tulnud, mis on seda teinud neile taskukohasemaks. Mis peamiselt meie turgu muidugi mõjutavad, on siis ehitushinnad, nii praegu kui tulevikus, finantseerimine, nii siis klientide finantseerimine kui ka pankade poolt siis arendajate finantseerimine ja ka siis jaeinvestorite poolt arendajate finantseerimine ja arendusmaa pakkumine. Et kahtlemata on üks oluline asi nende hulgas siis Euribor ja selle muutus.
et me nägime, kuidas ta globaalselt mõjutas kinnisvaraturgu, kui ta tõusma hakkas, kui palju ta saab positiivselt mõjutama, kui ta langema hakkab, ei tea, mingi mõju tal ma isiklikult ei julge arvata, et see sama tugev saab olema. Ja palgakasv ja töötuse määr, mis mõjutab siis nõudluse poolt väga kõvasti, et palgakasv on olnud tugev, on jätkuvalt tugev, juba mitu kvartalit ületab ka inflatsiooni. Ja töötuse määr on püsinud madal, hoolimata siis erinevatest ennustustest ja ma siiralt loodan, et ta siis ka jätkuvalt madal püsib. Kui nüüd vaadata veel statistikat, siis need 2 punast joont siis peegeldavad hindu. Ülemine punane on uusarenduste pakkumishinnad ja siis alumine punane on siis Maa-ameti andmetel siis keskmine ruutmeetri hind Tallinnas, mis on küll seal olnud hüplik, aga siiski üpris samas vahemikus ka viimased paar aastat. Küll aga on langenud tehingute arv ja tehingute siis arvu languse peamine põhjus, ma julgen öelda, on täna see, et seal on palju vähem uusarendusi. Et kui nüüd aasta või 1,5 tagasi enam uusi projekte palju töösse läinud, siis ei ole ka nende uute projektidega praegu tehinguid või on neid vähem. Järelturu tehingute arv tegelikult on püsinud üpris sarnane võrreldes näiteks ka nagu selle perioodiga siin. Ja ka pakkumine on suurenenud, näiteks see on siis palju on see siin on siis palju on KV.ee pakkumist ja ta on nüüd tiba üles läinud, aga jällegi kui vaadata kaugemale minevikku, siis midagi liiga erilist seal ei ole. Rääkida Liveni enda müükidest, siis see on selliselt me jälgime iganädalaselt või jooksvalt oma müükide seisu. Viimased 2,5 aastat on ta püsinud alla 2% nädala müügi suhtarv. Ja mida see nädala müügi suhtarv tähendab? Et kui nädala müügi suhtarv on 2%, siis see piltlikult tähendab, et kui me jätkame samas tempos müümist ja uut mahtu juurde ei lisa, siis me müüme kõik oma korterid 1 aastaga ära umbes. Nii et ideaalis on siin see natukene sinisemaks tehtud seon, me oleme seal kuskil 2% ligi, siis see on selline, miks me just selliselt seda jälgime, on see, et me väga palju müügitempo sõltub sellest, palju sul parasjagu pakkumist on. Mida rohkem sa projekte lisad, mida rohkem sul pakkumist on, seda rohkem on sul ka müüke tavaliselt. Ja kui sul on väga vähe neid projekte, nagu meil ka vahepeal siin oli, et ei tulnud uusi peale, ei saanud võib-olla uusi ehitusi käima teatud põhjustel, siis see vähene, mis oli, seda osteti väga palju. Äritegevus ja protsessid. Et see on meie väärtusahel, algab siis maa ostuga, siis on projekti kontseptsiooni väljatöötamine, arhitektuuri lähteülesande koostamine, üldjuhul meil on ka arhitektuurikonkursid toimuvad, et leida paremat arendusideed ja paremat arhitektuurset lahendust sinna kohale. Siis toimub projekteerimine, load, üleandmine, järelteenindus. Et kogu seda ahelat me juhime, küll aga kasutame hästi palju väliseid partnereid, et kõike seda ellu viia, näiteks ehitusfirmasid, näiteks projekteerijaid, aga koha peal meil on meie oma sisearhitektid, kes teenindavad nii kliente ja siis aitavad ka klientide kodu planeerida vastavalt siis nende soovidele. Kus meie projektid asuvad? Et müügis ja osad ka siis ehituses veel on meil täna Rekati projekt, kus siis ehitus algas selle aasta alguses. Iseära, kus on siis nii ridaelamud kui kortermajad. Siin alustasime siis kortermajade ehitusega just eelmisel kuul. Luuslangi projekt, kus esimene etapp on valmis ja alustame siis teise etapiga, kui esimeses etapis natuke rohkem müüdud saab. Ja Uus-Meremaa projekt, kus siis kõik majad on valmis ja osad korterid veel müüa ja Magdalenas on mõned korterid müüa ja natuke veel ehitust käib. Ja projekteerimist, ehitamist ootavad, seal on siis erinevad menetlused pooleli, Kadaka tee 88, Jukental 48, Firmalise 3 ja siis projekt nimega Peakorter, mis siis on Eerika tänaval. Ja
kui nad panna siis selle samale ajateljele nende erinevate etappidesse, siis pool kogu meie mahust on selles etapis, kus me taotleme siis kas projekteerimistingimusi või detailplaneeringut. Ka seal on hiljuti positiivseid uudiseid, et pikalt tehtud detailplaneeringud Kadaka tee 88 ja Juhkentali 48 said just linnavalitsuses vastu võetud, Juhkentali 48 ka linnavolikogus ja loodetavasti Kadaka tee 88 ka seal varsti. Ja need järgmised etapid siis ootavad ehitus algust, osadel juhtudel siis ehituslubasid ja et eelmüük võib-olla kuhugi maani toimuks. Ja siis ehituses on hetkel 176 korterit ja siis on natuke valmis korterid, mis siis vajavad müüki. Ja kui need ajateljele panna, siis võib-olla siin on kaks olulist asja, mida siin ajateljele jälgida, et meie suurim maht siis ehitus on plaanitud aastal 25, 26 ja 27, et sealt edasi väga palju projekte ei lähe, kui just mõni ei viibi ja ei jõua sinna tänu sellele, aga suurem maht on siin, nii et kui me täna raha kaasame ja sobivad kinnistuid otsime, siis kõige eelistutamad on kinnistud, mis annavad meile siis tööd just nimelt nendel aastatel siin. Aga jah, ütleme alates siis 27. Ja kui vaadata, millal meie maaportfell on soetatud, siis maaportfelli soetamine on toimunud kõige rohkem siis aastatel siis 2016 kuni siis 2019, et enne koroonakriisi algust. Ja kogu siis maaportfelli soetusmaksumus on 29 miljonit ja neid siis ei ole meil üles hinnatud. Nii et kui meie bilanssi vaadata, siis need on soetusmaksumuses seal kajastatud. Mis osadel juhtudel ilmselt võivad olla ka kõrgemad. Aga jah, siiamaani ei ole hindamisakti, mis ütleks, et on madalamad oleks olnud. Meie Saksa projekt ostsime siis eelmise aasta augustis ja oleme siin tegelenud projekteerimise ehitusloa taotlusega. Selle nädala esmaspäeval väljastati ehitusluba, mis on üpris värske uudis, mis veel meie materjalides ei sisaldu selle tõttu. Ja kõige paremal juhul siis saame ehitusega alustada aasta lõpus, kui tehniline projekteerimine on veel ees. Saksa sükse süsteemi järgi see tehniline projekteerimine tuleb teha olulisemalt põhjalikumalt, enne kui ehitama saab hakata. Nii et sellega läheb veel aega. Ja valmistume siis müügiga alustada siis veel sel kvartalis, et kliente leida, kellele siis vastavalt nende soovidele kodusi kavandada. Ja ma palun siia meie juhtkonna liikme ja finantsjuhi Joonas Joosti, kes räägib siis täpsemalt numbritest ja meie ärist. Ja, tere minu poolt Joonas Joost, finantsjuht, nagu Andor ütles. Enne veel võib-olla, kui me päris numbrite juurde hüppame, ma tegelikult tahtsin natukene sest müügiprotsessist ja erinevatest lepingutüüpidest rääkida, mis ka varasemalt on võib-olla presentatsioonist läbi käinud, et võib-olla sellist finantsnumbreid siis nii-öelda mõtestada nende kujunemist. Et põhimõtteliselt eelmüügiperiood, kui ehitus veel ei käi, me veel päris nii-öelda lepinguid ei sõlmi, et me sõlmime klientidega tasulisi broneerimise lepinguid. Sisuliselt see tähendab see, et suurusjärgus 10-15 000 eurot sissemakse ja tegelikult kliendil on õigus ilma trahvita sellest taganeda. Kui see tase hakkab juba ideaalis kusagile 50% juurde jõudma, siis me kutsume need kliendid notarisse ja sõlmime võlaõiguslepingu, millega kaasneb siis suurusjärgus ja sõltuvalt projektist 10-15% sissemakset. Ja nüüd sellest lepingust siis nii-öelda ilma trahvita enam loobuda ei saa. Ja kui see tase on piisavalt kõrge, siis me alustame ka ehitusega ning jätkame kogu ehitusperioodi lepingute sõlmimist. Ning kui valmivad hooned ja hakkame kortereid üle andma, siis läheme kliendiga taas notarisse, sõlmime asjaõiguslepingu, anname kodu üle. Seal toimub siis viimane järelejäänud osa eest tasumine. Ja nüüd
kasumiaruande mõttes on siis oluline, et müügitulu kajastame me kasumiaruandes siis alles pärast asjaõiguslepingu sõlmimist ja kodude üleandmist. Kuigi sisuliselt on klient meiega juba väga pikalt kaasas käinud. Teine asi, millest rääkida enne numbreid, on finantseerimine ja kuidas see üldjuhul välja näeb, kas siis sellistes väiksemates projektides või ühes projekti etapis. Tavapäraselt kinnistu soetamise järgselt oleme seda kaasrahastanud lisaks omakapitalile ka kinnistu tagatud võlaga. Arendusperioodi jooksul vajalike kulude katmiseks oleme ise omakapitali projekti lisanud ja nüüd enne ehituse algust on varasem võlg, tagatud võlg, kas siis refinantseeritud eelkõige tagamata junior full bullet laenuga ja see kinnistu on vabastatud selleks, et see läheks tagatiseks pangale, kes siis rahastab ehitust. Ehitusest tüüpiliselt siis 85–100% ehitusarvetest on pangalaenuga tagatud. Meil on siin kirjas ka selle rohelise juures, et see on mesaninlaen, et tausti loogika võib olla, et kuna tegemist on siis tagamata laenuga ja ehituse pangalaenule allutatud laenuga ja see full bullet tähendab siis, et selle laenu tasumine nii intressimaksete kui laenu põhiosa makse toimub siis alles laenu lõpus. See oma olemuselt on ta palju rohkem sarnasem omakapitali kihile ja sellepärast ka see mesanin nimetus siin. Ja veel võib-olla tahaksin siin ka illustreerida, et kui see ehituspanga finantseering tavaliselt saavutab ta sellise kõige suurema tipu vahetult enne ehituse valmimist ja kui vastavalt meie väärtuspakkumisele ja äriplaanile meil see eelmüükide tase on selle valmimise hetkeks kõrge, siis me saame hakata kiiresti andma kodusid üle ja selle ehituse pangalaenu jääk tegelikult väheneb nende kodude üleandmiste järgselt väga kiiresti. Ja peale seda, kui pangalaen on tasutud, siis läheb tasumisele ka siis juniorlaen. Ja veel enne numbreid, viimane eripära võib-olla, mis välja tuua, on siis arvestuspõhimõtetest, mis ei ole ainult meile iseäralikud, vaid ka teistele kinnisvara arendajatele täpsem info majandusaasta aruandes, aga mõte ja oluline punkt, mis kaasa võtta, on see, et kogu selle pika arendusperioodi jooksul, mis võib parimal juhul olla suurusjärgus aasta, halvimal juhul võib-olla vaatame minevikku, on siin 8 aastat tavapäraselt sinna vahel jääb, et kulud, mis me teeme selle arenduse tarbeks, sealhulgas ka maa soetamine, sealhulgas ka intressikulud laenudelt kapitaliseeritakse ja kajastatakse varudes. Ja seal varudes on siis ka proportsionaalne ja arvestuslik osa personali ja üldjuhtimiskuludest. Ja me toome need kulud sealt varudest siis välja sel hetkel, kui me asjaõiguslepingu järgi hakkame korterid üle andma, kajastame müügitulu ja siis sarnaselt müügituluga siis proportsionaalne osa müüdud pindadest kajastatakse siis ka sama perioodi kuludest kui tulud. Ja mida see võib-olla siis ka lihtsustatult illustreerivalt nagu tähendab, et olemuslikult meil arendusprojektides on põhimõtteliselt on kas äritegevuse rahavood ja finantseerimise rahavood, siis reeglina sisuliselt me teeme kulusid ja meil läheb raha välja, mida me rahastame siis laenudega. Sel perioodil üldiselt kasumi aruanne püsib nulli lähedal, sest et enamus kulusid läheb meil varudesse. Turustuskulusid me varudesse ei kanna ja sellest tulenevalt siis võib-olla selline väikene negatiivne mõju kasumi aruandele. Ja bilanss kasvab, kuna varud kasvavad. Ja ehituse valmimise järgselt on pigem suhteliselt lühike periood, kus me korterid müüme ja üle anname ja selles perioodis on meil siis rahavood positiivsed, tasume finantskohustusi, kasumi aruandele positiivne mõju, aga varude vähenemisega ja laenukohustuste vähenemisega bilanss väheneb. Ja kui sellist vaadata nüüd siis nii varade kui kapitalistruktuuri, mis on nüüd siis konsolideeritud vaade Livenile, siis see struktuur oma olemuselt on läbi aastate püsinud suhteliselt sarnane, küll on kasvanud
aga just eelmainitud põhjustel siis varude osakaal varade struktuurist on väga suur ja ületab siis ka viimasel aastal üle 90%. Ja kõrval on näha, et ka kapitalistruktuur on püsinud suhteliselt muutumatuna, eriti võib-olla isegi viimase 3 aasta jooksul on see olnud sarnane, et suurusjärgus veerand on see omakapital, ehitusega seotud laenud ja käibekapital, mis on reeglina veel ehitaja poolt esitatud arved, mis ei ole veel tasutud, moodustavad siis siin mõlemad natukene alla 20% ja muud laenud siis suurusjärgus 40%. See on nüüd üks selline tihe slaid, mida siin võib-olla ei ole kõige parem läbi käia ja läbi lugeda. Materjalid saavad hiljem avalikuks ja see info on ka tegelikult nii prospektis kui majandusaasta aruannetes kättesaadav. Võib-olla ma tooksin siin välja, et kui te neid numbreid vaatate, analüüsite, tõlgendate, et siis pidada silmas eelnevatel slaididel räägitud, et kuidas võlaõiguslepingutest liigub see asjaõiguslepingutesse ja kuidas siis müügitulu käib asjaõiguslepingutega pigem sama sammu. Siit võib ka välja tuua, et viimastel aastatel on näha siis sellist olulisemat mahukasvu. Toon välja ka, et puhaskasum on olnud siin võib-olla aastast volatiilsem. Andora viimase aasta tulemust natuke puudutas seoses varasemalt lukku läinud müügihindadega ja hiljem kasvanud kuludega, mis on selle tulemuse peamine põhjus. Mida kaasa siit võtta on 2 asja, et üks, me oleme läbivalt olnud, aastad on olnud siiski positiivsed, aga tulemused on olnud volatiilsemad. Aasta aruandest või aasta vaatest küll välja ei paista, ütleme niimoodi, et kvartaalses vaates need tulemused on isegi veel volatiilsemad. Et see on üsna tavapärane, et sel perioodil, kus me kodusid üle ei anna või väga palju kodusid üle ei anna, meil on tulemused sel perioodil punases. Veel siiski tooksin välja seda, et kuigi meil viimasel aastal võlaõiguslepingute maht jäi 2022. aastast tunduvalt madalamaks, siis rahalises väärtuses mõõdetuna nende lepingute müügitulu potentsiaal oli sisuliselt sama ja tegelikult isegi natukene parem. Ja kui me mõtleme 2024. aasta tulemuse peale, siis tegelikult arvestades seda, kui palju meil on teada, kui palju meil kodusid valmib ja kui palju meil on varasemast valmis kodusid, siis tegelikult me teame, et sel aastal me saame üle anda kuni 110 kodu, ehk et suurusjärgus meie käibepotentsiaal 2024. aastal jääb 30 miljoni euro suurusjärku, ehk siis pigem siis sarnaseks ka eelnevate aastatega. Kasumi osas sõltub päris palju sellest, kui kiiresti meil õnnestub neid müüke teha ja milliseid allahindlusi on vaja teha. Nii et võib-olla natuke see käär küll suur on, aga me ise näeme, et see kasumipotentsiaal jääb meil siis 2023. ja 2. aasta vahele, mida me sellest muidugi võime järeldada, et seda 20% omakapitali tootluse tulemust meil siiski sel aastal veel ka ei õnnestu täita, maht jääb selleks natuke väheseks. Numbrid ja suhtarv on palju, mida kaasa veel võtta, et majandusaasta aruandes tegelikult on valemid ja arvutuskäigud toodud. Kiiret kasumi aruandest läksime möödunud aastal funktsionaalseks Skeem 2 peale üle. Brutokasumi marginaal või kasumlikkus siis tulenevalt varem räägitud asjaoludest langes. Turustuskulude puhul ma tooksin välja, et kui üldjoontes me kulusid kapitaliseerime ja need käivad sama sammu koos müügitulu kajastamisega, siis turustuskulud on erinevad selle poolest, et enamus neist me ikkagi kanname sellel perioodil, kui need kulud on tehtud. Ehk et tegelikult võib siin välja tuua, et seoses üldiselt müügimahtude kasvuga on ka turundustegevus praegu kasvanud ja kulud on kasvanud, kuigi oma olemuslikult neid kulusid me paljuski teeme projektidele, kus tulu laekub meil siis kas 24 või isegi 25 aastal.
ja üldhalduskulud on samuti kasvanud seoses üldise organisatsiooni kasvuga, aga siin seda on mõjutanud ka ettevalmistused Saksa turule laienemiseks. Ja toon siin juhul veel ka välja, et dividende hakkas emaettevõte maksma esmakordselt aastal 2023 ja sellega kaasnes meil ka tulumaksukulu, mida meil varasematel aastatel ei olnud. Bilansi poolt varudest me rääkisime, põhivarasid meil väga palju ei ole, põhivara all on enamuses on käesolev kontor, mõned autod liisitud, immateriaalse põhivara all on kodukujundaja programm, me sellest täna väga pikalt ei ole rääkinud, aga meil on ka selline oma poolt arendatud tarkvara, mida kliendid saavad kasutada. Ja kasutusõiguse vara on siis käesoleva büroopinna rendilepingust tulenev. Toon veel välja laenukohustused, mida meil eelmise aasta lõpu seisuga kokku oli 38,4 miljonit ja vaadates bilanssi võib-olla tundub hirmutav, et 17 miljonit on lühiajaliste kohustuste all. Sisuliselt tegelikult jaanuarikuus juba Regati projektis 9 miljonit refinantseeriti ja pikendati ja Luuslangi projektis samuti 5,7 miljonit ja lisaks aasta alguses toimunud korterite üleandmise järgselt on tasutud ka lühiajalise laene, nii et tegelikult väga ruttu peale seda numbrit 15 miljoni, rohkem kui 15 miljoni euro võrra see lühiajaline saldo vähenes ja liikus siis pigem pikemaajaliseks. Ja võib-olla rahavoogude aruandest ma siin võib põhimõtteliselt tuua välja, et üldine pilt, mida see kannab, peegeldab, on pigem sellist jätkuvat investeeringut uutesse projektidesse, mis siis väljendub nii varude muutuse negatiivses mõjus kui ka tegelikult saadud laenude. Võib-olla toon välja, et ka muude korrigeerimiste all on suur number, mis peegeldab eelkõige intressikulu, mida ei ole veel intressi tasutud, kuid intressid tasutakse siis korterite müükide järgselt. Ja see on minu poolt kõik praegu. Aitäh! Annan sõnajärje tagasi veel korraks Anderole. Nii, jõudsime põhiteema juurde. Liveni rohevõlakirjad. Miks rohevõlakirjad ja mis on rohevõlakirjad? Esmalt ma tahaks öelda, et kui vaadata Liveni enda sisemisi eesmärke seoses keskkonnaga, siis need eesmärgid taotleda aina rohkemate arendustele rahvusvahelisi rohesertifikaate, nii-öelda viia edasi saada paremaks innovaatilistes lahendustes, pakkuda madalate kommunaalkulude ja hea energiaklassiga hooneid, et see oli juba olemas. Nüüd see oli meie jaoks lisa, kui me saime ka rahvusvahelise reitinguagentuuri S&P Globali poolt heakskiidu oma siis Liveni rohefinantseerimise raamistikule, mis siis ka kinnitab, et meil on siis õigus selle raamistiku alusel välja lasta siis inglise keeles kutsutud siis green bonde, eesti keeles siis tõlgitud rohevõlakirju. Ja siis rohevõlakirju eristabki siis tavalisest võlakirjadest see, et seda raha me võime üksnes kasutada nendes projektides, mis siis vastavad selle rohefinantseerimise raamistikule ja antud juhul siis Liveni puhul tähendab siis ennekõike seda, et on olemas selle loonel lõpuks rohesertifikaat, keskkonnasertifikaat, kas LEED Gold või BREEAM Very Good või nendest siis parem. Või kui on näiteks mõni väiksem projekt, meil ei ole mõistlik seda rahvusvahelist sertifikaati taotleda, siis vastab ka selle tingimustele, kui me teeme A-energiaklassi nõuetest siis 10% parema, 10% energiaefektiivsema arenduse. Ja Saksa jaoks on siis, Saksamaal on selline kohalik süsteem nagu KFE ja KFE 40 on siis selle siis põhimõtteliselt tänane kõige kõvem tase ja kui me selle saavutame, siis see vastab ka rohefinantseerimise tingimustele. Nii et see on lühidalt, miks me valisime rohevõlakirjad ja ma palun siia nüüd Silver Kalmuse, kes on siis LHV panga võlakirjade valdkonnajuht.
Täpselt nii, aitäh Andra. Minu nimi Silver Kalmus ja enne kui ma tutvustan võib-olla Liveni rohevõlakirjade pakkumise tingimusi, siis ma teeksin võib-olla kiire meeldetuletuse võib-olla nendele investoritele, kes igapäevaselt võlakirjadega kokku ei puutu, et mis on võlakirjad. Kui me vaatame seda sellel slaidil esimest kasti, siis võlakirjal on väga palju sarnaseid jooni laenuga, ainult et laenuandjaks on siis investorid ja laenuvõtjaks on emitent ja investorid siis annavad emitendile kokku lepitud perioodiks laenu ja selle perioodi vältel on emitent kohustatud investoritele maksma intressi ja siis selle laenuperioodi lõpus on siis emitent kohustatud ka investoritele kogu selle laenu või siis investorite poolt investeeritud summaga tagasi maksma koos siis kogunenud intressiga. Kui me räägime võlakirjade eripäradest, siis võib-olla kõige tüüpilisemaks võlakirja eripäraks on see, et võlakiri on väärtpaber, mis on registreeritud väärtpaberite registris ja siis see oma olemuselt tähendab seda, et võlakirjad on kaubeldavad. Üks võimalus, kuidas võlakirjasid investorite või siis eelkõige jaeinvestorite jaoks kaubeldavamaks muuta, on noteerida või listida näiteks võlakirjad Balti võlakirjade nimekirjas, kas siis põhinimekirjas reguleeritud turul, nagu Liven seda plaanib teha, või First North nimekirjas. Muidugi ka ma järgmisel slaidil näitan natukene, et tegelikkuses võlakirjad järelturul väga palju liiguvad ka siis nii-öelda börsiväliselt läbi maaklerite. Kui me vaatame seda Baltikumi börsituru võlakirjaturu aktiivsust, siis sellel slaidil üleval tulpdiagrammil ja rõngasdiagrammil on näha siis 5. mai seisuga kõik võlakirjad, mis on siis Nasdaqi Balti võlakirjade nimekirjas noteeritud või listitud. 34 nendest oli First North nimekirjas ja 51 oli Nasdaqi börsi võlakirjade põhinimekirjas. Siin on näha, et 2021 aastal oli pea 1,5 miljardit see võlakirja emissioonide või siis esmaemissioonide kogumaht. See on eelkõige tingitud sellest, et sellel aastal oli mitu rahvusvahelisele turule suunatud suuremahulist võlakirjaemissiooni, mis siis muu hulgas lisaks näiteks Dublini börsile, siis noteeriti ka Balti võlakirjade nimekirjas. Aga üldjuhul, nagu me näeme siin viimastel aastatel, nende esmaemissioonide maht, mis on siis jõudnud börsile, on üle 20. Sellel aastal on neid võlakirjasid, mis on jõudnud siis börsile kõigest 2, Storent ja Citadele panka. Kui me vaatame alumist tulpdiagrammi ja rõngasdiagrammi, siis me näeme siin siis Balti börsi kauplemisaktiivsust võlakirjadega järelturul. Siin ma siis tahaksingi mainida, et need on siis ainult need tehingud, mis on siis läbi börsisüsteemi tehtud ja selle diagrammi võib-olla mõte või see sõnum, mida ma tahaksin öelda, ongi see, et tegelikkuses see Baltikumi võlakirja järelturg on päris aktiivne. Seda teeb aktiivsemaks muidugi uute selliste rahva võlakirjade turule tulek. Üks hea näide võib-olla on LHV enda allutatud võlakirjamissioon, mis eelmisel aastal sai tehtud, mis elavdas siis väga palju Baltikumi või siis Nasdaqi börsi. Kui me liigume nüüd järgmisele slaidile, siis siin ma tutvustangi Liveni 10,5% rohevõlakirjade avaliku pakkumise tingimusi. Aga enne kui ma seda teen, ma peaksin mainima, et palun kindlasti lugege prospekti, tutvuge prospekti kokkuvõttega, prospekti lisa 1 juures on ka võlakirjade tingimused, mida kindlasti soovitan lugeda ja vajadusel pidage nõu asjatundjaga, kui mõtlete või kaalute Liveni võlakirjadesse investeerida. Emitendiks on Liven AS, võlakirjade liigiks on tagamata rohevõlakirjad,
võlakirjade kogu nimiväärtuseks on 4 miljonit eurot, aga Livenil on siis võimalusel seda kogu nimiväärtust suurendada 7 miljoni euroni, ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja ka miinimuminvesteering on 1000 eurot, intressimääraks on 10,5% aastas, intressimaksed on kvartaalsed, 23. augustil, 23. novembril, 23. veebruaril ja 23. mail. Võlakirjade väljalaske kuupäevaks on 23. mai 2024, võlakirjade lunastuskuupäevaks on 23. mai 2028, ehk siis 4 aasta pärast peale väljalaske kuupäeva, aga Livenil on ka õigus siis tulenevalt võlakirjade tingimustest 1 aasta enne võlakirjade lunastuskuupäeva need võlakirjad enne tähtaegselt tagastada. Siis võlakirjade tingimustes prospekti lisa 1 all on erinevaid kohustusi, mõned nendest on siin välja toodud, kindlasti soovitan nendega täpsemalt tutvuda prospektis. Võlakirjade finantskohustusteks, millest 2 esimest siis testitakse iga kvartal, esimene on siis kontserni kohandatud omakapitali määr peab olema suurem kui 20% ja kontserni kohandatud finantsvõimenduse määr peab olema väiksem kui 3. Ja lisaks on siis selline finantskovenant nagu, et Livenil peab olema kontol siis vähemalt 2 järgmise intressimakse kogu summa kogu perioodi vältel, kogu võlakirja perioodi vältel. Ja kapitali kasutamine, nagu Andero ja Joonas on korduvalt maininud, on vastavalt Liveni rohefinantseerimise raamistikule. Märkimisperiood algas 7. mail 2024 kell 10 ja lõpeb 16. mai 2024 kell 16.00. Emissiooni korraldajaks on LHV Pank, juriidiliseks nõustajaks oli ja on LX Raidla. Noteerimine ja kauplemine toimub 24. mail või sellele lähedasel kuupäeval Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Minu poolt kõik ja ma annan sõna tagasi Anderole viimasteks mõteteks. Aitäh! Võib-olla need viimased mõtted, mida kaasa võtta Livenist või millele me võiks ise rõhuda, et miks võiks kaaluda, on see, et meie hea maine, meie kogemused, meie tugev arendusportfell, mis siis ees ootab arendamist, millest siis paljud arendused, enamus nendest vastavad ka rohefinantseeringu raamtingimustele. Ja kuigi kasumlikkus on olnud hüplik ja kahjuks arendusega tegelevad ettevõtetel nendel põhjustel, mida Joonas rääkis, ka saab olema edaspidi hüplik, eriti kvartaalselt, siis kaalutud keskmine ärikasumi marginaal on hea ja meil on kõrge, ma julgen öelda meie valdkonda vaadates, kus sul on ehituslaanud ja kinnisvara ja valmis korterid, siis on selge, et seal on suur laenuvõimendus, aga arvestades ka seda, siis see omakapitali on meil piisavalt ja arvestades ka asjaolu, et meie kinnistud ei ole üles hinnatud, et see ei ole suurendanud, üleshindamise tulemusel ei ole suurenenud omakapitali osa. Ja roheprojektide finantseerimine, et rohevõlakirjad, ma arvan, et see on nagu mitmes mõttes paljudele inimestele südamelähedane teema, hoolimata nendest põhjustest või finantspõhjustest seal taga, et ma usun, et võib-olla teada, et need projektid on tuleviku kindlamad tänu sellele, et nad vastavad sellele raamistikule, nad on ehitama heade praktikate järgi ja nad on paremini valmis siis kõiksugusele regulatiivsetele muudatustele, mis meid ees ootab. Suur aitäh teile, nii tore teid nii palju siin näha, nii et kellel huvi, siis Alina sealpool räägib täpselt meie kontorist ja raamatud on ka seal valmis pandud, et saate meie klientide lugusid lugeda. Aitäh!